Ehituses ilma kinnitusteta ja kinnitamiseta mitte kuidagi ei saa ja üks korralik kinnitus on ikka tugev ja jõuline. Sestap astume sisse SV Boxi siin ehitusmessil, et uurida, mida nemad näitavad ja tutvustavad. No Ott, siin SV Boxis võib öelda, sa oled päris keskne kuju, boksi keskel asud oma toimetustega. Vähesed teavad, et sa oled haridust ehitaja, oled? Jaa, ma olen lõpetanud Viljandi kutsekooli 1996. aastal ehituseriala ja erialalt siis puussepp, betoneer ja müürsepp. Kui palju on kruvide maailmas muutusi? Kui palju kruvi muutub? No ma eelkõige näen tänu sellele, et ma iga aasta olen palutud siia SV Boxi päevajuhiks. Ja kuna see on erialased asjad, iga aasta tuleb mingi uuendus välja, siis ma sõna otseses mõttes viingi ennast kurssi, et mis meil sel aastal uut on. Alates sellest, et survejõududena kruvile, näiteks siin on S-Drive kruvid, see vajab 1 kilogrammi survejõudu, tavaline kruvi 3. Kui sa lased seda sisse, saad aru, et see kruvi nagu jookseb ise sinna sisse, et sa vaatad, et ta liiga sügavale sisse jookse. Nii et kuni siis ütleme siin terrassi, laudade paigaldamises, kuidas on tehnoloogia ja meil on selline HDS rakis, millega me paigaldame. Ühtegi nii-öelda sul kruvi pead näha ei jää, ta ei kaku lahti, suhteliselt pisikene auki järgi ja sa ei lase teda ka liiga sisse, kuna seal on iseenesest stopper on selle rakisel, mis takistab kruvil liiga sügavale minna. Et kõik siuksed asjad, see oli ju 20 ja rohkem aastat tagasi nagu mõeldamatu. Mis eriline kruvi see nüüd on, mis siis vähem jõudu nõuab? See on uus S-Drive kruvi, mida me oleme siin ehitusmessil lansseerimas. Kruvi eripära on see, et ta vajab 3 korda väiksemat survejõudu kui traditsiooniline puidukruvi. Tagasiside on väga positiivne, et enamus, kes on proovinud, on seda vahet ka tunnetanud. Ja üks teine stend lisaks terrassistendile, kus Ott Kivikas toimetab, on veel aknastend. Mõõdate aknal vererõhku, tundub niimoodi eemalt vaadast? Võib nii öelda piltlikult, et tegemist on siis SV uudsete lahendustega. Hooaeg on algamas ja paljudel seisab aknavahetuse töö ees ja seda reeglina tehakse üksinda. Kui nüüd võtta, et akna paigaldusel on eriti oluline täpsus, siis SV uued töövahendid võimaldavad akent üksinda, just nimelt üksinda, väga täpselt paika saada. Mingeid robustseid kiilusid ei ole, mida peab sisse peksma, kõik käib vaikselt sujuvalt. Absoluutselt, et kõik käib peenhäälestuse teel. Kui on nüüd nende survekottidega on peenhäälestus tehtud, et kuidas kinnitus käib? Paigaldatakse siis spetsiaalsete lengikruvidega, mille kõige olulisem osa on see, et see on järelreguleeritav.